Ah, tere, armas hingamislaulupeo online intervjuude vaataja. Täna on meil järjekordne online intervjuu ja täna on meil siis intervjuu inimesega, kes tegeleb teadliku hingamise praktikatega juba mõnda aega. See on mees, kes on muusikaterapeut, mees, kes tegeleb erinevate energiapsühholoogiliste tehnikate praktiseerimisega. See mees on Wim Hof metoodika sertifitseeritud instruktor. See mees on Madis Meister. Tere, Madis! Tervist! Rõõm on olla siin. Tõesti, minul on ka siiras rõõm, et sa andsid nõusoleku tulla meie hingamislaulupeole Wim Hof metoodika töötuba tegema. Wim Hof metoodika on üle maailma hästi populaarne ja eks ta Eestis ka kogub seda populaarsust ja siis minu meelest hingamislaulupidu oleks suurepärane koht selle populaarsuse veelgi siis kasvatamiseks. Madis, äkki sa räägid mõne sõnaga, millega sa igapäevaselt tegeled ja kuidas sina jõudsid teadliku hingamiseni? No igapäevaselt tegelikult mul on päris sellist nagu mitu teemat, millega ma tegelen, nagu sa juba ütlesid ka, et tegelen ka muusikaga ja muusikateraapiaga ja siis erinevate praktikatega. Aga Wim Hof meetod on selline võib-olla üks minu jaoks nagu selliseid nagu põhilisi, mis on niimoodi kaasas kogu aeg käinud minuga sellest saadik, kui ma siis seda õppisin. Ja minu jaoks see ajend selle meetodi puhul oli ikkagi minu füüsiline tervis. Ma usun, et füüsiline tervis on väga paljudel tegelikult selline ajend, et midagi hakata otsima kuskilt, et kas mingit praktikat või midagi üles võtta. Et minu jaoks siis ka füüsiline tervis oli see, mis andis märku, et on vaja iseendaga natuke rohkem tegeleda. Ja siis tol ajal ma elasin Võrumaal ühes huvitavas kohas, ühes toredas majas, kus oli 2 šokolaadivabrikut. Ja sai palju šokolaadi süüa, see oli väga tore. Aga ühesõnaga, et see üks šokolaadivabriku omanik, ta oli selline huvitav tüüp. Et kui jaanuarikuus oli -15 kraadi õues, siis tema läks palju ülakehaga jooksma, jooksis 5 kilomeetrit ja pärast seda hüppas veel külma jõkke. Ja suu kõrvuni peas, eks ole. Ja samal ajal mina, eks ole, tundsin toas alles, et mis värk on, et energiat ei ole, selline, Eesti talv on pikk ja selline kõlaaeg. Tol ajal vähemalt minu jaoks oli. Seda võib ka vaadata teistmoodi. Aga tol ajal ma tundsin, et see on minu jaoks hästi pikk ja kurnav. Ja siis ma vaatasin, et ta teeb mingit külmapraktikat ja siis oli tunne, et hakata ka siis nagu proovima ja siis oligi, et keset jaanuarikuud ma lihtsalt hakkasin käima lumehanges ja tundsin, kuidas energia hakkas jälle liikuma ja tervis läks paremaks. Ja siis ma juba hakkasin uurima natuke nagu täpsemalt selle kohta, et mis asi see on, kuidas see toimib ja nii edasi. Ja siis ma sattusin Wim Hofi peale, Wim Hof meetodi peale, kes on siis just kuulus selle poolest, et on hästi palju rekordeid teinud seoses just külmaga, et küll ta on lühikeste pükste peal roninud Kilimanjaro otsa ja Everesti otsa ja teinud igasuguseid mingis mõttes nagu hulluseid, aga et üle 20 Guinessi rekordi kuulus siis kui jäämees. Ja see tema meetod siis mitte ainult ei ole see külma praktiseerimine nii-öelda, vaid et see siis sisaldab hingamispraktikaid, siis külma osa ja meeletrenning, et 3 sellist nagu alustala, mis moodustavad sellise hea struktureeritud meetodi. Ja
pärast seda esimest korda, kui ma seda Wim Hof meetodi hingamist tegin, ma olin kohe nagu, et jah, see on see asi, mida ma vajan ja mis aitab mul edasi areneda ja oma tervist korda saada ja nii edasi. Et ma olen hästi tänulik sellele, et ma sellele olen jõudnud ja nüüd olen juba umbes 1,5 aastat olnud Wim Hof meetodi siis ametlik instruktor ja jagan seda ka teistega. Sa rääkisid oma tervisest, võid sa ka öelda konkreetsemalt, et mis sul selle tervisega nagu oli või noh, et sa füüsilisest tervisest nagu mainisid, et natuke niimoodi kaarte avada. Jah, noh, selles mõttes selline kõige, põhiline oli ikkagi see, et need Eesti talved olid minu jaoks lihtsalt liiga pikad. Et üks lahendus, mis me siis elukaaslasega välja mõtlesime, see, et me lihtsalt läheme talvel Eestist ära. Et lihtsalt üle elada, et see energiapuudus ja selline, see nagu kurnus. Aga noh, ühe korra me siis talvel olime Lõuna-Ameerikas pool aastat, aga kui tagasi tulime, siis järgmine aasta enam seda võimalust ei olnud. Ja siis tuli kuidagi hakkama saada ja siis minu jaoks selline kõige tugevam tõuge oli see, et mul tuli hästi tugev kõrvapõletik. Ja noh, eks ma natuke selline põikpäine olen ka, et ma tahtsin kuidagi ise sellega toime tulla ja ma ei tahtnud antibiootikume võtta, aga see lõpuks päädis sellega, et see kestis 2 kuud. Ja minu jaoks kõige selline valusam moment oli see, et ma pidin oma õele siis ütlema, et vabandust, et mul on lihtsalt nii valus, et ma ei saa su pulma tulla. Ja kuna me oleme elukaaslasega muusikud ka, siis me olime need, kes pidime siis mängima seda lugu, kui ta siis nii-öelda nagu altarite kõnnib. See pulm ei olnud küll kirikus, aga põhimõtteliselt, et see oli lihtsalt selline nii valus kogemus nagu sisemiselt. Lisaks sellele tohutule kõrvavalule. Et see oli minu jaoks selline tohutu tõuge, et kuule mees, võta ennast käsile ja hakka midagi enda heaks tegema. Et muidugi enne seda ma ka juba selles mõttes olin enese arengu teel, et olin tegelenud meditatsiooniga ja erinevate asjadega. Aga et see oli minu jaoks selline tõuge, et ainult selline vaimne pool nagu et sa võid sellega tegeleda, aga kui sa füüsilise poolega kui sa füüsilise poolega ei tegele, siis sellest vaimsest poolest üksi ei piisa. Et Wim Hof meetod selles mõttes nagu tõi selle sinna nagu juurde, et sa pead oma kehaga ka tegelema. Et see hingamine just on selline, ühest küljest on nii füüsiline, aga seal on alati ka see vaimne aspekt ka tegelikult juures, et see 3. alustala, mis on tegelikult meeletreening, et see ju tegelikult on sisemine protsess mingis mõttes. Aga see oli jah, minu jaoks selline nagu tugev äratuskell, et tuleb midagi hakata tegema iseenda heaks. Kas sa oled praktiseerinud teisi teadliku hingamise tehnikaid? Sa oled erinevate energiapsühholoogia tehnikate praktikat, aga kas mingisugused teised hingamistehnikad on ka, mida oled niimoodi praktiseerinud? No selline kõige põhilisem on, ütleme, ruuthingamine. Seda ma usun, et osad teavad, eks ole. Ja siis kindlasti vahelduv nina hingamine. Et see on nagu 2 põhilist asja, mida ma nagu olen enda jaoks nagu kasutanud. Aga avastada on veel väga palju. Ja. Milliseks su elu on muutunud tänu sellele, et sa oled nüüd Wim Hof metoodikat juba nagu aastaid niimoodi praktiseerinud, et millised on need muutused? Ütleme, üks asi on see vana Madis, aga et kas nüüd ütleme, ainult on ära kadunud need asjad, mis ennem niimoodi piirasid või on see skaala või ütleme see sinu suutlikkus ka teistes aspektides nüüd muutunud tänu sellele Wim Hof metoodikale? Ja kindlasti see on oluliselt laiem kui lihtsalt see, et nüüd füüsiline tervis on parem.
et minu jaoks, ma arvan, kõige selline olulisem märksõna on tasakaal. Et tasakaal nii siis füüsilisel tasandil, et su füüsiline keha on tasakaalus, siis et su immuunsussüsteem on tasakaalus, et immuunsussüsteemi puhul on see, et kui su immuunsussüsteem on just jutumärkides justkui nagu liiga tugev, siis see ei ole ka hea tegelikult. Et immuunsussüsteem võib hakata iseennast nagu oma keha ründama, eks ole, ja seda nimetatakse autoimmuunhaigusteks, eks ole, näiteks artriit või midagi sellist. Noh, või siis, et sinu immuunsussüsteem on liiga nõrk, et liiga kergesti haigestud ja nii edasi. Et see praktika on toonud nagu immuunsussüsteemi tasakaalu. Ja see on nagu hästi oluline, aga mitte ainult nagu siis füüsilisel tasandil, aga just ka nagu vaimsel ja emotsionaalsel tasandil on aidanud nagu tasakaalu paremini tuua ja säilitada. Ja noh, ma nagu selles mõttes ei taha nagu öelda, et ma nüüd olen kogu aeg seal nullpunktis, et mul ei oleks emotsioone või mul ei oleks kõikumisi, et üldse mitte seda, et neid kõikumisi on, aga lihtsalt see, et kuidas nendega siis igapäevaselt toime tulla. Et kui mul on tööriistakastis mingi vahend, et kui ma tunnen, et mul nüüd hakkab kuidagi tasakaal vahet jälle, kas siis füüsiliselt või emotsionaalselt kuidagi käest ära minema, et siis ma tean, et mu tööriistakastis on midagi, millega ma saan iseennast aidata. Ja see on selles mõttes andnud sellise hästi hea nagu kindluse selles mõttes, et ma võin iseennast ja oma keha usaldada. Et kui midagi on, siis ma tean, et ma saan vähemalt hingata. Et ma saan alati ennast sellega toetada. Ja noh, see kandub siis ka nagu üle nagu teistesse valdkondadesse ka, et selline usaldus elu vastu kasvab kogu aeg, usaldus oma keha vastu ja et ma ei pea nagu alati kedagi teist kuulama, vaid et ma võin kuulata oma enda sisetunnet, oma enda tõde. Et see on nagu minu jaoks hästi oluline aspekt, et see füüsiseks, aga tegelikult on see palju laiem. Ma usun, et see tegelikult on iga praktikaga, et see ei ole ainult nagu ükski praktika ja tegelikult ei mõjuta sulle ainult ühte elu aspekti, vaid et see ju inimene on tervik, eks ole. See mõjub alati kogu tervikule. Ja. Madis, peavoolumeedias tuli siin sügisel välja, vaatasin ühes lehes, et Eestis hakkas hästi palju inimesi talisupplemisega tegelema ja siis ma vaatasin ühest ajalehest, kus tuli välja see, et hoopiski külmas vees käimine on inimese tervisele ohtlik, et toodi välja seal erinevaid neid sümptomeid ja asju, et kuidas sina seda nagu kommenteerid, et on mingisugune vanast ajast mingisugune meditsiiniõpetus, mida siis doktorid 6-70-aastased seal siis manifesteerivad, aga kuidas sina nagu sellesse suhtud, et sina kui praktik? Ja, no siin jälle see märksõna, see tasakaal, et igas asjas peab olema tasakaal, et selle külmaga on täpselt samamoodi, et sellega võib tõesti väga palju kahju endale teha. Juhul, kui seda praktiseerida liiga palju, liiga tihti ja kui hakata seda nagu ego tasandilt tegema või just see, et ma võtan aega, et mul eesmärk on nüüd olla 5 minutit, aga tegelikult keha ei ole üldse valmis selleks. Et ma pean tunnistama, et ma ise ka mingi hetk nagu natukene liiga pingutasin üle, et ma praegu olen kõvasti tagasi tõmmanud selle külma praktikaga. Ma väga naudin sooja ilma, sauna ka. Et selles mõttes, et inimesed nagu valesti aru saaks, et siin võib-olla on nagu see oht ka, et Wim Hof meetodi puhul, et Wim Hof on, eks ole, see suur eeskuju kõigile. Inimesed vaatavad YouTube'ist videosid, eks ole, ja Wim teeb seal igasugused rekordid, tema isiklik rekord on jäävannis olla, eks ole, 1:53 või midagi sinna kanti, eks ole, peaaegu 2 tundi. Et see on, eks ole, inimvõimete piiri peal. Ja siis inimesed mõtlevad, et ma nüüd hingan ka natukene ja siis, et ma suudan sama asja teha. Aga tegelikult tuleb mõelda, et Wim Hof on teinud 40 aastat neid praktikaid.
ja ta ei ole teinud ainult neid praktikaid, vaid tal on väga suur pagas ida filosoofiast, joogapraktikast ja tal noh, et see, mida me nagu võib-olla läbi meedia või läbi YouTube'i näeme, et see on ainult väga väike osa tema praktikatest. Aga inimesed tahavad siis nagu järgi teha, et ma hingan ja siis nüüd kohe, eks ole. Et see rekordite püstitamine ei ole üldse selle meetodi kui sellise eesmärk. Et see pigem on selle meetodi mõte just see, et sa õpid kuulama oma keha, et millal on see õige hetk, või mis on see nii-öelda hea tasakaal sinu jaoks, et kus kohas aeg-ajalt, kui kellelgi on sportlik huvi, sa võid aeg-ajalt katsetada oma piire, aga see ei tähenda seda, et nüüd peaks hakkama teadlikult, et ma nüüd tahan olla 10 minutit või ma tahan olla pool tundi. Et see ei peaks kindlasti olema eesmärk. Et ma kardan, et see on nagu üks selline nii-öelda lõks, kuhu võib selle tarisuplusega nii-öelda nagu kogemata astuda, et inimesed tahavad olla liiga kaua seal ja ka liiga tihedasti. Et iseenesest tegelikult ka teadusuuringud näitavad, et jäävanni mõju kestab 6 päeva vähemalt. Wow. Et raku tasandil see, eks ole, metabolism kiireneb ja seda on näha ka 6 päeva hiljem, et inimene on käinud jäävannis. Ehk siis tegelikult ka need, kes ütlevad, et ma nüüd käin 100 päeva järjest jäävannis ilma ühtegi päeva vahele jätmeta. Et see ei ole ka õige, sellepärast, et see tegelikult mingi hetk astud üle oma nii-öelda keha vajaduse. Et see tasakaalu leidmine on üli oluline, et selles mõttes ongi, et talisuplejad, et see on nii populaarseks läinud, eks ole, aga kõigil ei ole neid teadmisi võib-olla, kuidas seda teha, kuidas seda teadlikult teha ja kuidas kuulata oma keha, et mõned on võib-olla, kes ei ole üldse näiteks varem tegelenud sellega, et oma keha kuulata, oma sise selliseid väikseid märguandeid nii-öelda. Ja nüüd, kui sa alustad talisuplusega, siis ongi seda tasakaalu väga raske leida. Et siis on alati muidugi see, et sa leiad inimese, kes on varem praktiseerinud ja teed seda kellegagi koos. Ja see on ka hästi individuaalne, et ei hakkaks üksteist nii-öelda nagu utsitama, et kuule, et ma saan 5 minutit olla, sa saad ka, eks. Õiged tähelepanekud, Madis. Armsad sõbrad, tulge hingamislaulu peale. Madis on tõesti seda hingamist ja külmaga harrastamist õppinud ja see on suurepärane võimalus teil Madise käest küsimusi koha peal küsida ja praktiseerida seda teadlikul moel, seda metoodikat. Et mõelge selle peale, et olla kohal. Madis, selline küsimus veel, et miks peaks tänapäeva inimesed tegelema hingamispraktikatega? Kas on seda vaja? Võib-olla see on üks spordiala, nagu inimesed käivad jalgrattaga sõitmas või boksitrennis on ju, et on seda üldse tänapäeva inimestele seda vaja, sellist padja peal istumist või külma vette mõneks minutiks minemist, No ma usun, et iga inimene hingab, eks ole, nii või naa. Aga see, kuidas me hingame, see võib olla inimeseti nagu väga-väga erinev, eks ole. Ja kui me ei tee seda teadlikult, siis tahes-tahtmata meil võivad tekkida sellised ütleme, hingamismustrid, mis ei ole meie jaoks tervislikud. Ja hingamine on selles mõttes nagu, kui me võtame inimese närvisüsteemi, siis meil on siis üks osa sellest on nii-öelda autonoomne närvisüsteem, mis toimib iseenesest. Et eks ole, süda lööb iseenesest, me ei pea selle peale mõtlema. Seedeorganid ja kõik see, eks ole. Aga hingamine on just nagu vahepeal, et ta on nii-öelda autonoomse närvisüsteemi osa, et kui me ei mõtle selle peale, siis ta toimib iseenesest. Aga läbi hingamise me saame nii-öelda siis minna sellesse autonoomsesse närvisüsteemi nagu sisse ja seda hakata mõjutama. Et see on, ja näiteks immuunsussüsteem samamoodi, et ju me ei mõtle, et nüüd tuli mingisugune viirus, eks ole, et nüüd me toodame konkreetset ainet, vaid see kõik käib ju automaatselt. Aga läbi hingamise me saame siis seda mõjutada, et kuidas keha millelegi hakkab reageerima. Ja just see, et need hingamismustrid, igapäevased hingamismustrid hakkavad ka muutuma. Väga paljud inimesed on ju krooniliselt stressis, mis tähendab seda, et nad hingavad väga pinnapealselt ainult siia kuhugi ülespoole, eks ole, ja siis nad tunnevad, et kogu aeg on mingi ärevus peal.
aga läbi hingamise me saame ju ennast ise rahustada, et see on selles mõttes nagu minu meelest üks kõige lihtsamaid ja üks kõige võimsamaid nii-öelda töövahendid või tööriistu, kuidas iseenda seisundit kontrollida või mõjutada. Et see tänapäeva stress on lihtsalt niimoodi, eriti praegusel ajal, eks ole, kus mul endal telekat ei ole, aga ütleme, et paned teleka käima, eks ole, sealt tuleb ainult hirmu, eks ole. Et ja kui me pidevalt oleme kogu aeg selles hirmu nivoos, siis ju meie hingamine saab sellest mõjutatud ja kogu meie süsteem saab sellest mõjutatud. Aga kui me nüüd teadvustame endale oma hingamist, siis me saame nii-öelda kontrollida seda seisundit, et kuidas me millelegi reageerime. Armsad teleri vaatajad ja raadiokuulajad ja ajalehtede lugejad, et kui te olete Madisega nõus, et midagi sihukest toimub, et siis te kõik olete oodatud selle Madise töötuppa ja hingamislaulupeole osalema, et kogeda, kas on võimalik niimoodi lihtsalt hingamisega kõike seda, mis meie maailmas siin ümberringi toimub, need suured muutused ja erinevad asjad, et seda endast lahti lasta. Et kas see on võimalik lihtsalt hingamisega teha? Tehke proovi. Minul oli veel selline kogemus siin, mul oli eelmise aasta sügisest, ma hakkasin ka nüüd ennast karastama, vees käima ja ma olen seda hingamismetoodikaga niimoodi varem kokku puutunud ja esimene kogemus ei olnud kõige meeldivam. Sain ka ise hiljem nagu aru, et mille pärast siis see esimene kogemus seal töötoas niimoodi nagu ei õnnestunud. Aga nüüd sügisel, siis kui tuli see globaalne pandeemia lugu peale, siis mina ütlesin, et persse, et kurat, et mina massi kandma ei hakka, et mina seda koroonat ei karda, et ma hakkan iga päev ujumas käima. Mitte iga päev, aga et ma hakkan regulaarselt käima kuni aasta lõpuni. See oli oktoobrikuuses. Ja mingil määral, ma ütlen ausalt, oli see tõesti nagu viha, pani mind nagu liikuma, ehk siis, et mingisugune ärritaja. Aga mul ei olnud see mitte kellegi vastu selles mõttes nagu suunatud, aga just, et ma tahtsin nagu endale tõestada, et minu keha jaoks on see tavaline viirus, et ei midagi niimoodi nagu enamat, aga lihtsalt, et see hullumaja puhvet, see keskkonnast mind nagu häiris. Ja ma ei suutnud nagu seda vastu võtta, et inimesed, kes ümberringi nagu muidu olid toredad ja terved ja tublid, ühel hetkel nagu hakkavad neid maske kandma, on ju, ja siis, kui ma läksin sinna linnahalli, sinna kai pealt niimoodi vette, et see oli nagu mega kogemus, ühesõnaga, et sa kõnnid aeglaselt või tähelepanu hingamise peale ja koged seda külma ja lähed sinna sisse ja su psüühika täielikult plahvatab, su pea kõik puhastub, et sa muutud nagu automaatselt nagu autentseks. Ehk siis, et ühtegi mõtet ei ole, kui naer tuleb, see naer tulebki läbi sinu. Tulebki mingisugune küsimus sõbrale, siis see tulebki autentselt. Seal ei ole mitte mingisuguseid filtreid, mitte midagi. Et mina leidsin sellest nagu väga suure abilise just igapäeva sellest stressitaseme nagu nivoost pidevalt nagu üleval pool nagu viibimiseks. Jah, selles mõttes jaa, et vihaenergia on iseenesest ju, kui seda osata suunata, on see väga suur energia nii-öelda varu. Aga võib-olla nagu selle juurde tulla, et kõik need praktikad tegelikult nagu, et ei ole ühte universaalset praktikat, mis nii-öelda ravib sind kõikidest haigustest vabaks ja tekitab sellise raudse kaitsekilbi sulle ümber. Et samamoodi on Wim Hof meetodiga, et see küll, seda on korduvalt tõestatud ja ka uuringud veel, selles mõttes seda uuritakse kogu aeg edasi, et see on väga võimas vahend nii-öelda oma immuunsussüsteemi tugevdamiseks ja nii-öelda ka tervemaks saamisel. Aga et see ei ole ka selline nii-öelda imeravim, et sa võtad nii-öelda tableti sisse ja siis on korras või et ma nüüd hingan ja siis on korras või et ma käin nüüd vees iga päev ja siis ükski viirus külge ei hakka. Et see nagu päris nii ka ei ole. Et selles mõttes muidugi see mõjutab, aga lihtsalt, et nagu mitte ka nagu sellesse kinni jääda, et kui ma nüüd seda praktikat teen, et siis ma olen elu lõpuni terve.
et ise ka täiesti nagu avalikult tunnistan, et olen ise ka olnud viimase paari, ütleme 3 aasta jooksul, ütleme 1-2 korda on väike nohu peale tulnud. Et selles mõttes, et see ei ole ka selline raudne kaitsekilp, aga igal juhul ütleme, et mõni on võib-olla 3-4-5 korda aastas, eks ole, et siis sellised asjad kaovad küll ära üldjuhul. Ta ikkagi minu meelest nagu aktiveerib seda immuunsüsteemi nagu koheselt, ehk siis nagu vette lähed, siis ikkagi tavakeha mõistes see on selline nagu šoki kogemus on ju. Aga kui inimene läheb nagu šokki, kui sa ennast harjutad sellisesse šoki kogemusse nagu minemisega, siis keha tegelikult on nagu intelligentne, ta koheselt hakkab sind kaitsma. Ja kui sa tood sinna veel nagu teadlikkuse juurde, siis minu meelest see on nagu super selline vahend oma immuunsussüsteemi niimoodi aktiveerimiseks, elavamaks muutmiseks, mitte ainult enesekaitse mõistes, aga kogu keha nagu funktsioneerimise mõistes. Ja, absoluutselt. Selles mõttes ma olen täiesti nõus. Et siin ma võib-olla lihtsalt toon natuke sellise avarama vaate võib-olla veel üldse nagu haigustele kui sellistele, et haigus ei ole alati nagu see, et mis tuleb nii-öelda väljast poolt, vaid et haigus on tegelikult mingis mõttes sinu sisemaailma peegeldus. Et kui meil on olnud mingisugune stressirohke olukord, siis vahepeal sellest stressist välja tulemiseks nii-öelda kehal ongi vaja nagu taastumisaega ja puhastumise aega ja siis see lihtsalt väljendub näiteks nohuna. Aga et seda ei pea nagu võtma sellena, et nüüd on jama värk, et nüüd ma olen nohus, vaid et see ongi lihtsalt see, et mu keha vajabki praegu puhkust ja nagu aru saada seda nagu piiri, et kui mu keha vajab päriselt puhkust, siis mul tegelikult ei ole mõtet ka sinna jäävanni minna, sellepärast et see tekitab lihtsalt mulle lisastressi ja siis on immuunsussüsteemil veel raskem hakkama saada sellega. Aga see on jälle selline keha kuulamise asi, et kui sa saad täpselt õigel momendil mindud sinna jäävanni, siis võib olla see, et vaat nüüd pääsesin praegu. Aga nagu alati kuulata nagu seda, et kus kohas mu stressitase nagu praegu on, et äkki mu keha vajabki lihtsalt puhkust ja magamist ja lõdvestumist. Jaa, seda meie kehad vajavad. Madis, mida kasulikku hingamisest laulupeol osaleja sinu tuppa töö tulles omandada saaks? Mis on see, miks tal tasuks just sinu töötuppa tulla? Meil on seal erinevad töötoad, põhiline on see, et ma arvan, et just kogeda seda hingamistehnikat. Et seesama hingamistehnika, mida me siis seal töötoas teeme, see on hästi lihtne tehnika, aga et sa omandad selle tehnika, sa saad selle kogemuse, millised aistingud sul võivad üles tulla selle tehnika käigus. Aga et sa saad nagu ise omal nahal seda kogeda ja seesama tehnika, mis on hästi lihtne, et selle sama tehnika põhjal on siis tehtud ka see uuring just, et kuidas see mõjutab sinu immuunsussüsteemi ja kuidas sa nii-öelda saad selle hingamistehnikaga siis ise mõjutada seda. Et võib-olla natuke seal pikemalt siis ka nagu seletan, et mis selle taga nagu täpsemalt on. Et miks see siis nii-öelda aitab meil immuunsussüsteemi tasakaalustada. Et natuke teooriat, aga just, et see praktiline kogemus on, ma arvan, hästi oluline. Ja muidugi grupis hingamine, see minu jaoks on üks kõige olulisemaid asju, et kodus ka inimesed, kes on näiteks varasemalt, ma ei tea, kas YouTube'i videode järgi või Wim Hof meetodi äpi järgi hinganud, ja siis nad tulevad kursusele, kus grupp on koos ja kui grupis hingata, siis see on täiesti teine kogemus. Et oluliselt võimsamad kogemused on, kui sa hingad grupiga koos, et see on energeetiliselt seal, see kõik võimendub. Et selles mõttes see on alati grupi hingamine on hästi võimas kogemus. Et ma ise nagu väga ootan seda. Ja sinna selles mõttes ma usun, et tuleb palju avatud meelega inimesi, kes nii-öelda on valmis nii-öelda iseendaga ka tegelema. Väga ootan. Olen ka väga kindel, et sinu töötuba saab kindlasti populaarseks olema, ja see grupi hingamine saab teil seal mega võimas ja tervendav kogemus olema ja võib-olla ka mõne inimese jaoks täiesti elumuutev. Aitäh, Madis, täna selle intervjuule tulemast. Ja, aitäh kutsumast.
Kõik sõbrad, kes te täna seda videot vaatasite, intervjuud Madisega, olete oodatud hingamislaulupeole, kes veel ei ole pileteid endale soetanud, siis piiratud arv pileteid on veel saadaval. Nii et vaata, kui mahti on 20. august Valgemetsas hingamislaulupidu, kas sa armastad puvast õhku. Tervitused kõigile, uute kohtumisteni. Jah.